Regionaalhaigla Tervise pooltund. Tere kuulama Regionaalhaigla Tervise pooltundi. Täna on meil külas kliinilised psühholoogid Kristi Kalvik ja Marko Neeme ja me räägime sellisest levinud haigusest nagu ärevus või ärevushäired. Kõigepealt, kuidas seda üldse ära tunda, et inimesed ikka on aeg-ajalt ärevad ja muretsevad, mis hetkest alates see muutub nagu siis haiguslikuks nähtuseks ja kus see piir täpsemalt läheb? Tere! Ma alustaks sellest, et mis see ärevus üldse selline on, et ärevus ja ärevushäired ei ole tingimata üks ja sama asi. Et ärevust võib siis defineerida kui emotsiooni, millele on iseloomulik siis selline, see on subjektiivselt ebameeldiv ja sellega kaasneb selline hirmutunne tuleviku ees. Ja seda omakorda võib eristada hirmust, et hirm on siis seotud mingisuguse vahetu ohuga ja samas ärevus on siis mingisuguse ohuga, mis ei ole vahetu, vaid on kuskil tulevikus. See võib olla reaalne, see võib olla kujuteldav. Ja lisaks võib öelda, et kõik emotsioonid koosnevad mitmest komponendist, nii ka ärevus, et üks komponent on siis subjektiivne ebamugavustunne, teine on kehalised reaktsioonid, ärevuse korral inimese hingamine kiireneb, pulsisagedus kiireneb, lihased võivad pingesse minna, toimuvad sellised füsioloogilised muutused. Kolmas komponent on siis sellised käitumuslikud muutused, ärevuses ärevus väljendub ka tema käitumisest, tal võib tekkida soov vältida mingisuguseid olukordi, lahkuda või siis vastupidi kasutada mingisuguseid turvalisuskäitumisi, nagu neid nimetatakse psühholoogias, otsida infot, püüda sellest ärevusest kuidagi vabaneda. Ja lisaks 4. komponent võiks olla siis see kognitiivne ehk mõtlemise pool, et ärevusega sageli kaasnevad muremõtted, sellised negatiivse sisuga stsenaariumid asjadest, mis võivad halvasti minna. Ja sageli ärevus on täiesti normaalne reaktsioon siis mingisugustele sündmustele või välistele tingimustele. Ja normaalne ärevus on kasulik, selline kohastumuslik funktsioon inimese kehal. See aitab inimest mobiliseerida, tema vaimseid ja kehalisi võimeid siis selleks, et tagada parem toimetulek ohtlikutes situatsioonides või pingutust nõudvates situatsioonides. Ja normaalse ärevuse korral siiski säilib inimese võime lõõgastuda, see ärevus on paindlik, see vastab olukorrale. Samas kui ärevushäire korral võib siis juba öelda, et see ärevus on kas liiga intensiivne selle olukorra suhtes või liiga kestev ja hakkab inimest juba häirima ja hakkab takistama tema toimetulekut siis selle vastava olukorra või probleemiga. Nüüd, kui inimene ikkagi on siis haiguslikult ärev või tal on ärevushäired, siis kas ta peaks sellest informeerima ka näiteks oma tööandjat, et väga sageli sellega ärevusega seoses töövõime halveneb ja siis võib tekkida küsimus, et võib-olla inimene töö juures satub halba kirja, öeldakse, et ta ei panusta piisavalt, samas tal tegelikult on terviseprobleem, et kuidas seda nagu lahendada, sest teisest küljest on ju tegemist delikaatsete isikuandmetega ja tööandjal nagu pole õigus sellist infot nõuda, et kuidas seda lahendada, et inimene ikkagi teavitaks tööandjat oma probleemist, aga samal ajal jääks see sellise, ei ületaks nagu privaatsuse piire. Tere ka minu poolt. Tõenäoliselt peaks ärevushäiretes üleüldse ka suhtuma sarnasel viisil nagu teistesse haigustessegi. Et kui see ikkagi töötamist häirib, on oluline anda sellisel üldisemal moel tõenäoliselt tööandjale ka sellest teada. Et liigselt detailidesse ei tasu ju minna,
aga et põhjus, miks ma võib-olla praegu tööl nii hästi hakkama ei saa, on põhjus ärevus ja sellega ma näiteks siis tegelen, et sellist infot võib anda küll ka tööandjale. aga kas inimesel on kasulik sellises olukorras kuidagi paluda siis lihtsamaid tööülesandeid või just vastupidi, tööalased väljakutsed aitavad ärevusega toime tulla, et kas inimene ise mingite tehnikatega, nii-öelda töösse sukeldumine on ju teada-tuntud viis teatud probleeme lahendada, et mõtted mujale viia, et kas see ärevuse puhul ka kehtib? Siin on ilmselt raske üheselt vastata, et võib-olla peab alustama sellest, et ka ärevushäireid on mitut sorti. Me enda töös kõige sagedamini puutume kokku näiteks üldistunud ärevushäirega, mille põhiline omadus ongi see, et inimene muretseb kontrollimatult mitmesuguste erinevate asjade üle, näiteks lähedaste tervise üle või enda toimetulekule tulevikuga. Sellega kaasnevad siis ka kehalised sümptomid. Lisaks üks tavaline ärevushäire on paanikahäire, mille puhul inimesel tekivad siis paanikahood, mille puhul on tugevad kehalised reaktsioonid ja sageli kaasneb hirm, et inimene võib kas minestada või kontrolli kaotada või isegi ära surra. Ja lisaks veel üks tavaline psüühikahäire on sotsiaalne ärevus ehk sotsiaalfoobia, mille puhul tekib siis hirm olukordades, kus on vaja esineda, tähelepanu keskmes olla ja tekib hirm teiste inimeste hinnangute ees. Nii et ilmselt sõltub palju sellest, missugune konkreetne ärevushäire inimesel on. Aga tulles küsimuse juurde tagasi, siis ühest vastust ei ole, et kas rohkem töötamine või vähem töötamine. Ilmselt vastavalt sellele ärevuse tüübile siis sellest siis sõltub, missugused tööülesanded tema jaoks raskemad on ja missugused kergemad. Jah, vahel inimesed kasutavad ärevusega toimetulekuks, näiteks sotsiaalärevuse puhul, et ma ei saa näiteks esineda töökollektiivi ees või koosolekutel sõna võtta, et siis see vältimine tõenäoliselt seda ärevust säilitab, aga üksinda on keeruline selles olukorras hakkama saada, et siis peaks ikkagi pöörduma kliinilise psühholoogi vastuvõtule ja läbi psühhoteraapia hakatakse ikkagi süstemaatiliselt tegelema ärevusele eksponeerimisega ja siis on juba palju lihtsam sellega toime tulla. Et tõenäoliselt üksi seda otsust on nagu keeruline teha. Et alguses selleks, et stressi alla viia, võib ju olla lihtsamad ülesanded, aga see ei tohiks kindlasti olla jääv ja et selle probleemiga tuleks jätkuvalt tegeleda. No raamatutest ma olen lugenud sellist asja, et inimesed, kes on tuntud kui head esinejad, on tihti varasemalt olnud kimpus sellega, neil on olnud ärevus või hirm avalikult esineda, nad on siis sellest kuidagi üle saanud. Üks selline levinud legend on see, et kas või minna tänaval võõraste inimeste juurde, hakata nendega rääkima või midagi neile pakkuma ja siis ühel hetkel sa avastad, et midagi hullu ei juhtunudki ja inimesed enamasti on sõbralikud ja siis niimoodi sellest barjäärist üle saada või spontaanselt proovida avalikult kusagil esineda ja niimoodi, et kas see on nüüd teie praktikas ka tõendamist leidnud lähenemine või on siin see oht, et inimene satub veel hullemasse ärevusse, kui ta hakkab ise niimoodi ennast nii-öelda piire kompama või ennast ületama? See on tõepoolest efektiivne tehnika, et ärevust on väga põhjalikult uuritud teadusuuringutes viimase sajandi jooksul ja on leitud, et selline süstemaatiline äreva olukorraga kohtumine tõepoolest siis kordamise käigus hakkab seda ärevust leevendama ja need inimesed, kellel õnnestub seda teha, näiteks sundida ennast tänava peal võõraste inimestega rääkima, siis suure tõenäosusega see ärevus kordamise käigus leeveneb. Ja psühhoteraapias on üks tehnika, mida kasutatakse, seda nimetatakse siis eksponeerimiseks, järk-järguliseks eksponeerimiseks. Ja psühhoteraapias
ongi oluline see, et seda tehakse järk-järgult, alustades lihtsamatest, vähem ärevust tekitavatest olukordades, liikudes siis keerulisemate suunas ja seda tehakse süstemaatiliselt ja korrapäraselt. Et kui inimene hakkab seda iseseisvalt tegema, siis ta ei pruugi neid printsiipe teada ja sattudes näiteks kohe esimesena väga ärevust tekitavasse olukorda, siis ta võib saada pigem ehmatava kogemuse ja mitte julgeda rohkem proovida. Nii et kõik, kes on võtnud nõuks ennast siis viia ärevust tekitavatesse olukordadesse, et üks soovitus on, et alustada lihtsamatest, vähem ärevust tekitavatest olukordadest, aga sellegipoolest astuda siis enda nii-öelda mugavustsoonist välja. Kui ärevuse ravist rääkida, siis sellistest lihtsamatest meetoditest, kuidas inimene ise ennast saab aidata, me just äsja rääkisime, aga nüüd, kui asi on hullem ja ise hakkama ei saa, et mis siis tuleks teha? Alustuseks võib pöörduda perearsti poole, kes siis suunab kliinilise psühholoogi vastuvõtule. Et ärevushäirete ravis on ikkagi näidanud efektiivsust psühhoteraapia, kognitiivkäitumispsühhoteraapia, mis siis on eesmärgipärane ja häirepõhine ning nii nagu Marko eelnevalt siis ka rääkis, süstemaatiliselt tegeletakse erinevate ärevusprobleemidega. Kas teatud olukordades on vaja ka mingit medikamentoosset ravi, et mingit tablette võtta või sellist tõsisemalt läheneda asjale? No, ärevushäirete korral esmane ravisoovitus on ikkagi just nimelt psühhoteraapia ja ärevushäired alluvad suhteliselt hästi psühhoterapeutilisele ravile. Aga sageli siis psühhiaater või perearst määrab ka medikamentoosse ravi, tarvitatakse mitmesuguseid ravimeid, sealhulgas antidepressante, rahusteid ja veel mõningatesse muudesse klassidesse kuuluvaid ravimeid. Kas ärevus on selline seisund, mis esineb üldjuhul nii-öelda üksinda iseseisvat või on see midagi, mis käib koos teiste psüühikahäiretega? Ärevushäiretest võib tuleneda sellist vältivat käitumist, mille tulemusena inimene jääb rohkem isoleeritumaks ja ärevusega võib siis kaasneda sageli ka depressiooni. Ja seda tuleb siis ka ravis võtta arvesse, et alustuseks tegeleda nii depressiooniga, aga et siis probleemi peamised säilitab ärevus. Lisaks on teada, et ärevushäired on omavahel komorbiidsed, mis tähendab seda, et inimesel võib olla korraga mitu ärevushäiret. Näiteks ei ole väga ebatavaline, et inimesel on nii üldistunud ärevus kui sotsiaalne ärevus kui ka näiteks paanikahäire. Kui palju neid inimesi on, kellel üldse ärevushäire on, kui levinud see elanikkonna seas on? Ma ei tea, kui palju teie näiteks puutute kokku selliste inimestega? No mina isiklikult töötan osakonnas, kus suurem osa patsientidest on psühhootiliste häiretega, nii et pigem vähe, küll aga ärevushäired on kõige levinum psüühikahäirete klass. Ehk siis psühholoogid üldiselt nendega puutuvad oma töös kokku kõige rohkem. Jah, peamiselt, kes siis psühhoteraapiasse tulevad, ongi ärevushäiretega patsiendid, sellepärast, et ärevus on niivõrd vastik ja ebameeldiv tunne ja inimesed tõesti tahavad sellest vabaneda ja seetõttu nad otsivad ka rohkem abi. Kuidas vanemad võiks ära tunda, et nende lastel on ärevushäire, sest tihti laps ise ei saa sellest aru ja eriti teismeas, kus niikuinii on lapse psüühika üsna selline ebastabiilne, et siis võib-olla on raske aru saada, et mis hetkel on see lihtsalt selline teismelise tujutsemine ja mis hetkel on asi tõsisem, et kuidas te
mis nõude vanematele annate, et mis hetkest alates oleks vaja psühholoogi abi otsida? Ärevuse puhul tavaliselt ikkagi inimesed kogevad sellist ebameeldivat kehalist sümptomaatikat ja teismeliste puhul võib-olla oleks mõistlik kuulata nende nii-öelda kaebusi või mis neid häirib. Ja kui laps ikkagi ei lähe enam kooli või suhtle enam tavapärasel viisil sõprade ja teistega, et siis võiks ka uurida neid põhjuseid ja konsulteerida näiteks alustuseks siis perearstiga, kes oskab juba paremini ära tunda ärevushäire. Et tavapäraselt ikkagi see ärevushäire on niivõrd häiriv, et seda osatakse suhteliselt spetsiifiliselt ikkagi välja tuua. Et kas süda peksleb või on selline õhupuuduse tunne või siis, kui märkate, et laps kipub väga palju muretsema igasuguste erinevate asjade pärast, mis ei allu kuidagi praegu ja täna sellele kontrollile ja selle tulemusena on laps ka kuidagi rohkem närviline või häiritud ja kurvameelne, et siis tasuks ka kindlasti juba laste abi poole suunata, et leida selliseid toimetulevamaid meetodeid. Jah, ma nõustun Kristiga, et muretsemine on üks asi, mis paistab välja, vältiv käitumine on teine asi, mis paistab välja, et kui laps hakkab mingisuguseid olukordi või inimesi või kohti vältima ja lisaks siis need kaebused, mida ta ise esitab, näiteks kehalised kaebused. Aga teisest küljest ärevushäire äratundmine võib olla raske ja üks lapsevanem ei peagi oskama seda teha. Aga nende märkide korral siis võiks kuhugi pöörduda konsultatsioonile, kas siis perearsti või psühhiaatri või psühholoogi juurde. Kui inimene ise nüüd on selline nagu piiri peal, et tal ei ole päris tõsine asi, aga ikkagi päris kindel taga ei ole, et aeg-ajalt muutub ärevaks, et kas on mingeid selliseid tehnikaid või harjutusi või midagi, mida ta saaks ise nagu regulaarselt enda heaks teha, et siis seda üldist ärevuse fooni maha võtta ja et tal neid äärmuslikke olukordi ei tekiks? Esimene asi, mida me tavaliselt ka psühhoteraapias alustame, on ikkagi ärevusest harimine, et mina soovitan alustuseks lugeda ärevuse kohta, et mis asi see ärevus on, mis ta endast täpsemalt kujutab ja seeläbi oskavad inimesed ennast tõenäoliselt ka paremini abistada. Tehnikatest võib-olla nii palju, et on inimesed, levinud on see soov, et ma soovin ärevusest kohe lahti saada, et tegelikult kõige lihtsam tehnika ongi ärevuse aktsepteerimine ja oma tegevustele keskendumine, ehk et mida rohkem ärevusele keskendume, seda suuremaks ja häirivamaks ärevus läheb, ehk siis jätkata oma igapäevaseid tegevusi koos ärevusega. Ehk et ma olen öelnud oma patsientidele sageli, et ärevus on justkui selline tüütu sõber, kes käib külas, aga kui me talle tähelepanu anname, miks ta peaks ära minema, aga kui me aktsepteerime, et ta tuli, aga tegeleme oma asjadega edasi, siis ta ei häirigi meid enam. Neid erinevaid võtteid on tegelikult päris palju, näiteks on väga palju eneseabiraamatuid, mis räägivad ärevusest. Mõned neist on rohkem asjalikud, mõned vähem. Lisaks viimasel ajal tehakse väga palju telefoniäppe, mis on siis ka mõeldud ärevuse leevendamiseks. Igasugused hingamisäpid, meditatsiooniäpid, joogaäpid, et ka sellest võib alustada. Ja ma nõustun siin ka Kristiga, et alustaks lugemisest, et tihtipeale lugemine aitab kuidagi mõtestada ja anda mingisuguse sellise esmase tööriista enda ärevusega toime tulemiseks. Te nimetasite siin nutirakendusi, aga samal ajal on teada, et nutiseadmed või mitte siis seadmed kui sellised, vaid sealt seadmete kaudu pidev ühenduses olek maailmaga tekitab ärevust. Et tihti inimesed esimene asi hommikul ja viimane asi õhtul vaatavad internetist, loevad sealt uudiseid või on sotsiaalmeedias ja ma tean päris paljusid inimesi, kes ka öösel, kui nad juhtumisi üles ärkavad, siis igaks juhuks vaatavad telefonist veel oma postkasti üle, et ega ei ole mingeid halbu uudiseid tulnud.
et tegelikult see nutisõltuvus ka omakorda tekitab ärevust, et mis soovitused teil siin on, et kuidas sellest nutisõltuvusest niimoodi üle olla või mis see hügieen võiks olla, et see ei tekitaks lisaks ärevust niigi ärevale elule? Nutivahendite puhul tuleks ikkagi rakendada distsipliini, et kindlad kellaajad ja magama mineku ajaks võiks üldse ära need panna, ehk et sellised kindlad reeglid nende kasutamiseks, eriti kui nad tekitavad veel ärevust ja eriti kui veel kui inimene otsib sealt infot, et äkki on midagi halba juhtunud, et see on selline muretsemine ja see tõenäoliselt seda und ka kuidagi ei soosi, et kindlad kellaajad oleksid tõenäoliselt see märksõna. See on ka üks teema, millega tegeletakse psühhoteraapias ärevushäirete korral, et selline info otsimine ja pidev kontrollimine on üks viis, kuidas inimesed püüavad oma ärevust leevendada. Sageli see lühiajaliselt annab kergendus, aga pikemas perspektiivis hoiab alal seda ärevust. Nii et kui see sõnastada ühe sellise lühikese soovitusena, siis see võiks olla selline, et kui märkate, et see info, mida te otsite, ikkagi tekitab ärevust, siis võiks kaaluda piiramist, selle aja piiramist, mis kulub selle info otsimisele ja lugemisele. Kui palju teiste inimestega suhtlemine, et me kõik teame, et on teatud inimesed, kellega on meeldiv suhelda ja siis on teatud inimesed, kellega suhtlemine on pigem ebameeldiv, aga me alati ei saa seda vältida. Et kui palju see ärevust põhjustab, et ma pean kellegiga suhtlema, kellega ma võib-olla väga ei tahaks suhelda? Ma arvan, et see võib ikka ärevust tekitada, et see on selline normaalne tunne, et kui meile midagi ei meeldi teha, siis meie keha reageerib ja me ka emotsionaalses mõttes reageerime, et tekivad teatud emotsioonid, vahel siis sellised vastakad emotsioonid, et ma arvan, siin me ei saa öelda, et ei tohiks ärevust tunda, et see võib olla paratamatu sellises olukorras. Kuidas hakkama saada sellega, kui hommikul või järgmine päev on ees mingi väga vastutusrikas asi, mingi tööintervjuu või esinemine kuskil ja siis eelmine päev sa juba tunned, et ma ei saa magada öö otsa kogu aeg, need hirmu mõtted, sa näed uneski võib-olla seda ja hommikul juhtub siis see, et sa pole välja puhanud ja võib-olla see sooritus ei ole kõige parem, et kuidas sellist nii-öelda eelseisva väga vastutusrikka, ma ei tea, eksami või intervjuu või esinemise ärevust maha võtta ja saavutada seda, et siis see öö enne seda tähtsat sündmust oleks hästi välja puhatud? Alustuseks võib-olla ütleksin seda, et ärevus sellises olukorras on igati normaalne ja seda me nullini ei vii, et seda ei ole võimalik sellisel viisil ära võtta. Et täpselt samasugused võtted aktsepteerida ärevust ehk et endale ka öelda, et see on normaalne, ma olengi ärev ja ärevus on tõenäoliselt soorituseks vägagi vajalik. Ja mida võib kasutada on see, et ma tegelen selle nii-öelda ettekande või eksamiga siis järgmisel päeval, praegu ma keskendun millegile muule, kas hingamisele, mis aitab lõõgastuda ja uinuda. Aga et tõenäoliselt see uni võibki katkendlik olla, sest kui on ikkagi vägagi oluline eksam, siis see ärevus on normaalne ja midagi ei ole siin koha peal teha. Inimesed sageli alahindavad oma ressursse, et ärevus on väga vastik ja magamata öö on ka väga vastik, aga sageli suudetakse sellest hoolimata intervjuul või eksamil hea sooritust teha. Ja teine mõte on see, et mõnikord on võimalik ja ka kasulik sellisteks olukordadeks ette valmistada. Näiteks tööintervjuule minnes on ju täitsa mõistlik teha eeltööd ja koguda infot ja eksamile minnes samamoodi. Aga ka siin tuleks endalt küsida, et mis on mõistlik ettevalmistus ja mis on üleliigne. Aga ma tänan vestluse eest. Meiega vestlesid regionaalhaigla kliinilised psühholoogid Kristi Kalvik ja Marko Neeme ja neid küsitles Ando Sinisalu. Aitäh kuulamast!
Regionaalhaigla Tervise pooltund